No mis sa räägid? No räägi ikka midagi. Ja rohkem tegusid. Jaa. Ma pole kuskil kohanud tõestust, et Kristiina Ojulandil ei ole pagulasküsimuses õigus. Argumenteerimise asemel tulistatakse tema pihta vaimukusi ala eksminister, eksplodiin, töötu ja nii edasi. Olen Kristiinaga tundnud rohkem tuttav kui 10 aastat juba võin teile kinnitada, et tema elukorralduse ja majanduslike võimaluste juures ei oleks tal üldse vaja oma närve Eesti asjadega rikkuda. Ta võiks vabalt kuskil sooja Lõunamere ääres elu nautida kokteiliklaas käes. Aga liikuma paneb teda mure. Teate, mina näen teda lähedalt. Teate, tal on nii soojad silmad. Talle meeldib siin olla. Ja ta tõuseb praegu õhku. Seal, kus on tema loomulik osa. Ja ta lendab. Ja ta on läinud. Ja ta viib meie usu ja lootuse ja valmiduse sinna pilvede taha, kus on pidevalt päike. Sest ainult see, et me oleme siin praegu pilvede all, see illusioon hoiab meid selles kammitsas, et asjad on nagu on, aga teispool pilvi, siit natukene kõrgemale, on päike, pidev päikesepaiste. See on kindel usk ja veendumus, et me jääme püsima ja see karjukene, kes on täna siia kogunenud, sellega ei lõppe meie ühistegevus, see jätkub. Hoiame kokku! Ja kuna meie tänane üritus läheneb lõpule, sõbrad, ma näen, et enamikel on käed vabad, kellel on küll vihmavarjud käes, see ei takista. Võtame üheks hetkeks. Teenete seal kätest kinni. Ka nendel inimestel, keda me ei tunne isiklikult. Julgelt, sõbrad. Meid on nii vähe. Ma armastan tihti kasutada väljendid. Meie rahvas on nii väike, nagu üks keskmine Türgi perekond. Suurem Türgi perekond. Me ju teame seda, et meid ühendav põhiline osis, meie keel, seda keelt räägib nüüd juba väidetavalt alla miljoni inimese ja väga paljud need on kaugel välismaal. Ja see hetk kinnitagu ja tõstku meie hinged ülesse. Ma natukene värisen, aga ma ütlen selle välja, selle kuulsa lause, mis 26 aastat tagasi läks liikvele on tänaseni au sees. Ma kordan Heinz Valku. Ükskord me võidame nii kui nii!